Tere taas kõigile ja tere tulemast kuulama taaskord meie eriliste elamuste podcasti. Mina olen Kadri. Minu vastas istub Karmen ja üllatust, täna meil ei olegi mitte kedagi teist peale meie siin stuudios, sest et tegelikult oleme me ise piisavalt ägedad inimesed ja meil on lihtsalt nii palju kogemusi erinevate ägedate elamustega, et me mõtlesime, et me tänase saate siis pühendamegi iseendale ja räägime teile siis sellest, mida toredat me ise oleme kogenud ja anname teile siis selliseid nõuandeid, mida kogeda, mida oma bucket listi lisada ja üldse räägime siis, mis nende elamuste sisu on, mis me oleme proovinud, mis seal taustal toimub ja nii edasi. Ja tere kõigile minu poolt. Ja täna siis me Kadriga hakkame rääkima enda top elamusi. Ja Kadri, ma nüüd siin kohe teen otsa lahti. Räägi, mis on sinu kõige ägedamad ja meeldejäävamad elamused, mida sa oled nüüd proovinud? Ma kohe siin taustainfoks ütlen selle ära, et see sügis saab mul kingitus.ee-s töötamisest 11 aastat. Ma ise ka vahepeal imestan, et kuidas see nüüd nii läks. Aga ühesõnaga, nagu te võite arvata, siis selle 11 aasta jooksul on neid elamusi ja neid meeldejäävaid elamusi ikkagi päris palju. Et ütleme nii, et väga-väga raske on muidugi neid kõige meeldejäävamaid valida välja. Mulle meeldivad ka hästi erinevad elamused. Aga kui ma hakkasin, kui sa ennem veitsa rääkisid, et millest sa muga räägida tahtsin, et siis ma veidi mõtlesin ja no, paraku on ikkagi need elamused, mis on need kõige meeldejäävamad, seostuvad mulle vähemalt veidikene ikkagi selle närvikõdiga, selle võib-olla sellise hirmutundega, et esimene, mis ma välja tooks, on tegelikult kuumahupallilend, mis tegelikult ei olegi niivõrd hirmutav, aga ta on ikkagi nagu ka kõrgused lend, on ju, aga minu jaoks on kuumahupallilennul ja unistuste täitumisel olnud alati nagu võrdusmärk seal vahel, et see on kuidagi nagu see metafooriline tähendus, et ikkagi sa lähed selle õhupalliga sinna taevasse ja kuidagi see on selline nii maagiline kogemus. Aga ma küsin kohe, millal sa tegid seda? No hea küsimus, see aeg lendab, on ju, aga ma arvan, et see võis olla äkki mingi 6-7 aastat tagasi. No siis tundub, et peaks ju uuesti. No täitsa võimalik ja, aga see on hästi tore kogemus ja ma mäletan, et me käisimegi tiimiga ja oli väga ilus suveõhtu ja noh, see on eriline kogemus juba selles mõttes, et kuumahupallilendu ei saa korraldada niimoodi, et nüüd lepime kokku, et homme see kell lähme, vaid see sõltub niivõrd palju sellest ilmastikust ja tuulest ja ma ei tea, mis iganes õhuvooludest, eks ole. Ja siis oligi, et meid võeti peale ja siis me hakkasime alles otsima seda õiget kohta, kust me üldse saame nagu õhku tõusta. Ja iga kord siis erinevates kohtades siis meil oli heeliumiga täidetud õhupallid, siis instruktor lasi selle õhupalli õhku ja vaatas siis, kuhu poole see õhupall hakkab minema. Paar korda me istusime autosse tagasi, sõitsime edasi, sest see koht ikka ei olnud sobiv. Ja lõpuks me siis leidsime mingisuguse põllu. See oli mingi eraomandis olev põld tegelikult, nii et me käisime veel seal juures oleval talu peremehe käest küsimas, et kas me üldse tohime tema põldu siis kasutada oma stardiks. Ja noh, muidugi seal kõik olid väga, väga õhines ja lapsed tulid kohe vaatama, et mis seal nagu toimub ja hästi tore oli. Ja samamoodi on nüüd selle maandumisega. Ma just tahtsin küsida, et kuidas see nagu, ta ei saa ju seda juhtida. Et kuidas üldse see nagu ja see ongi, maandumine? Et see läheb samamoodi, sinna lendad, kuhu tuul läheb, on ju, väga sükene eksootiline ja romantiline mingis mõttes, on ju. Aga instruktoril oli kogu aeg side siis autojuhiga
Nii et sa sinna samasse kohta ei saa, nagu ma... Ja siis ta ütles, et nii okei, et tuul on nüüd sinna suunas, et sõida nüüd sinna, et proovime umbes sinna maanduda. Siis vahepeal asjaolud jõudsid muutuda. Siis ta võttis uuesti ühendust, ei, et pööra nüüd ikkagi sinna, ma ei tea, ida poole, et sõidame nüüd hoopis sinna. Ja see maandumine, jah, et kõik pidime siis hoidma sellest korvist kinni. Seal vahepeal läksime raginal puude okstest läbi ja siis samamoodi oli siis üks põllulapike, kuhu me siis maandusime. Aga jah, see on nagu hästi huvitav, et sa nagu kunagi ei tea, nagu, mis seal nagu lõpp-punkt sul siis on. Mul oli millegipärast hoopis teistsugune arvamus sellest, kuigi see kõik kõlab väga loogiliselt, et ma ju tean, et sa ei saa seda seal juhtida ja kõike. Aga jah, just seda ma ei kujutanud ette, et te nagu kõigepealt peate autoga kuskil otsima kohta üldse, et kust te saate hakata sõitma. Aga jah, ma tean, et see on hästi ilmast sõltuv, aga ma siiski arvasin, et see on selline, vaatad, et okei, enam-vähem, ma ei tea, vihma ei saja, et siis juba saab. Aga tundub, et tegelikult... tänapäeval on nagu see, et seda ilma ikkagi näeb ette, aga ma olen meie klientidelt ka kuulnud, et ongi, et instruktor helistab, ütleb, et nii, kas sa oled valmis, läheme homme hommikul. Ja kusjuures õhupallika lendamisel ongi see, et kõige paremad ajad on kas hommikul hästi vara või siis õhtul, et kuidagi seal on ka need mingid õhuvoolud või väga spetsiifiline teema, mina ei halda seda, aga kuidagi sellest seonduvalt on see siis niimoodi. Ja mida meil on veel räägitud, et kõik inimesed tahavad väga muidugi suvel lennata, aga talv pidi olema ka nagu super aeg õhupalliga lendamiseks. Ja mis on veel hästi äge selle õhupalli lennu puhul on see, et on ette nähtud, et kõik esmalendajad saavad siis ristitud pärast seda lendu. Ja see oli ka selline hästi maagiline hetk, et kuidas me siis olimegi seal põllu peal. Olime siis, ja kõik alguses, ma enne unustasin mainida, on ka see, et kõik inimesed saavad ise nagu olla nii-öelda hands-on selle kogu protsessi käigus, et koos me kõik panime selle palli alguses üles ja koos me pakkisime ta ka kokku, et täiesti nagu algusest lõpuni olime kaasatud kogu sellesse protsessi ja pärast siis toimuski siis ristimine seal põllu peal, kus me saime siis pühalikult ristitud, et me oleme nüüd siis selle õhupalliga lennanud ja saime siis diplomid ka, mis siis tunnistavad seda. Väga äge. See õhupall on minul küll bucket listis täielikult olemas. Ja ma kindlasti panen kas või ise sind sinna kirja. Ma tean, et sul on kõrgustega mingi oma sükene, mitte võib-olla nii sõbralik, aga ma ütlen, et mis on minu teine selles nii-öelda top 3 listis on näiteks tandemhüppe, et kui me võrdleme seda õhupallilendu ja tandemhüpet, siis see õhupallilend on ikkagi nagu tõesti nagu nii mõnus selline rahulik kogemus on ja et jah, tandemhüpe on selline rohkem selline adrenaliinilaks, et mis paneb sul nagu selle pulsi võib-olla jah, sinna 200 kanti tõusma on ja et võib-olla selleks ma arvan, et võib-olla me anname sulle võib-olla mingi paar aastat aega. No vaatame. Ma vahepeal räägin siis mul võib-olla sellist top number 1 ei oleks, ma ei oska neid nagu järjestusse panna, aga mida mina ise olen nüüd kingitus.ee kaudu siis käinud proovimas, on erinevad sellised spa-elamused. Nii et kui sina oled rohkem selline adrenaliini armastaja, siis mulle meeldivad väga sellised restoranid ja spaad ja mõnulemiskohad, aga just nüüd käisime mehe ja sõpradega Sita teeninduse õhtusöögil ja seda ma ütlen küll, et mul oli selline oma ettekujutlus, mida see siis endast tähendab, aga see reaalsus oli hoopis palju ägedam veel. Oli veel sitem või? Ei, see teenindus tõesti oli sitt. Aga see oligi selline humoorikas elamus, ja mul on mees on selline skeptiline, kui ma ütlen talle, et teeme mingit uut elamust, mida ma ei ole ise ka proovinud ja ma ei tea täpselt, mis see on, eks.
aga ma lihtsalt nägin, kuidas ta mitmel korral ta naeris pisarateni ja nagu ta oli nagu nii rahul, et tõesti need näitlejad, nad tegid sellest tõelise show ja kõik, kuidas loomulikult ma olen kindel, et ka iga etendus või õhtusöök ongi omaette natuke erinev, sest et see oleneb ka sellest, kuidas sul see publik kaasa tuleb. Aga meil oli hästi selline, me ise viskasime seal nagu nalja seal üle restorani seal ka, kommenteerisime seal ja meil olid sellised hästi nagu suhtlemishaldid inimesed seal ja mis on ka veel väga kihvt, et seal on siis 4 näitlejat, kes seda kõike läbi viivad, eks, ja iga laual siis üks näitleja on siis see, kes pöörab nii-öelda sinu lauale tähelepanu ja ta pöörab. Nagu tavarestoranis põhimõtteliselt. Loomulikult kõik seal vahepeal nagu käivad ja teevad ka sinuga nalja, aga just, et see üks põhiinimene jääb siis sinu lauale, kellega teil tekivad mingid inside joke'id ja see oli nagu nii kihvt, see oli lihtsalt nagu ja me ise veel nagu mõtlesime ka, et ta ei saa neid nalju nagu kõiki ette mõelda, et nad et need inimesed ongi lihtsalt ägedad ja nad ongi sellised nii avatud ja ühesõnaga ma väga-väga soovitan seda, et. Aga kas ei olnud nagu kordagi nagu sellist tunnet, et miski oleks nagu, kuidas ma nüüd ütlen, et miski nagu solvaks, hästi palju meilt vaata küsitakse ka, et kas et kellele nagu seda üldse nagu kinkida ja et äkki ma lähen sinna ja mulle üldse ei meeldi, et väga palju on nagu läbi käinud see lause, et miks ma pean maksma selle eest, et saada sitta teenindust. Et see tundub veider. Aga see ongi täpselt see võib-olla, mida mina ka alguses ei osanud oodata, et tegelikult see ongi täielik nagu etendus ja show ja see on nagu siuke natuke ka nagu stand-up oli see minu meelest, sest et ta lihtsalt läkski sinna lavale ja hakkas täiesti ma ei tea, laulma ja mõtlema välja seal mingisuguseid anekdoote ja asju, kuidas siis seda rahvast nagu kõike nagu koos ühel lainel hoida. Aga kellele seda kinkida, nii palju sellest rahvast, keda ma nägin, oli noori, oli vanu, oli seal vanaemasid, vanaisasid ja kõik naersid. Okay. No ma olen ise ka tegelikult käinud, nüüd siin vist oli eelmisel aastal ja ma käisin ka mehega koos, kes on täpselt samamoodi, kusjuures väga skeptiline ja üldiselt nagu mul ongi nagu niimoodi, et ma nagu väga ei tahagi teda mitte ühelegi üritusele nagu kutsuda, eriti mis puudutab nagu meie enda mingeid asju, mis me teeme, sest et ma olen ise ju nii ülivõrdes vaimustunud sellest kõigest, onju. Ja siis alati ta tuleb ja siis ta hakkab kritiseerima, et miski jälle ei sobi ja miski võiks nagu teistmoodi olla. Teisalt on nagu tore, kui keegi annab nagu tagasisidet, kuidas sa saaksid nagu midagi paremaks teha, onju. Aga eks ma siis närisin seal küüsi ja mõtlesin, et issand, mida ta nüüd jälle selle kohta nagu ütleb. Aga samas ma jälgisin, oligi samamoodi, et ta samamoodi naeris, tundus, et tal on väga lõbus ja pärast ka saime väga head nagu tagasi, et tundub, et on siis hea asjaga välja. Ja on ja tegelikult eks meie ju näeme ka seda, et inimestel on huvi selle vastu ja need kohad lähevad väga kiiresti täis, et jah, kindlasti see on minu top 3 kindlasti. Aga ühesõnaga, Karmel on meilgi tegelikult suhteliselt uus, et mida sa veel proovinud oled selle esimese aasta jooksul meil? Kohe, kui ma tulin, siis kas oli esimene kuu või teine kuu algus, siis talvel siis ma proovisin või me käisimegi tiimiga, käisime siis Siberi Huskidega matkamas. Ja vaat see oli küll väga-väga kihvt elamus. See oli nii äge, ja ilm oli küll krõbe ja külm ja väga-väga paks lumi oli igal pool. Aga väga-väga äge oli see ja need inimesed ise, kes meid vastu võtsid, olid nii toredad ja soojad ja see väike laps, ma arvan, kuskil 2-aastane seal nende koertega seal musitas ja kallistas ja see kõik tekitas nagu sellise toreda ja sooja tunde. Ja muidugi need koerad ka on nii toredad, et seal oli ju mingi 27 koera, ma seda ei osanud küll oodata, ma arvasin, et võib-olla 10 maksimum, aga tegelikult seal on väga-väga palju neid koeri ja sa saadki nendega käia mängimas ja sa saad ise valida siis selle raja pikkuseks lühemalt või natuke pikemalt
ja ma natukene isegi siis, kui nad alguses sulle need koerad nagu panevad siis külge, siis ma natukene mõtlesin, et okei, et nüüd nad tõmbavad mul kohe nagu pikali. Aga ja selline nagu, mitte hirm, aga selline excitement oli sees, aga tegelikult ei olnud mitte midagi karta, et sina vaata panid endale ühe koera külge, et seal Ja ka. kuna ma olen keskmisest palju väiksem inimene, siis instruktor kohe vaas, et okei, et ta igaks üks annab mulle ühe koera, et muidu ma tõesti lohisen seal järgi. Aga hästi tore oli ja tõesti, ja ma mäletan, ma ei mäleta, kui külm täpselt oli, aga oli siuke krõbe ja ma mäletan, et kui me alguses seal tutvusime nende koertega, siis hakkasid nagu jalad veidi külmetama, aga nii kui me läksime siis matkale, siis oli mitte midagi enam ei tundnud, hästi mõnus oli olla. Ja see loodus oli super. Ja tõesti, ma ütlen, et läbi metsa vahepeal. Kindlasti on ka muudel aastaaegadel see elamus nagu kihvt, aga no see Eesti talv ja see oligi täpselt selline lumi sillerdas vastu ja päike paistis ja ma arvan, et võis olla äkki mingi siuke -10 kanti. Ja ma arvan sellist, ka. Ja võis küll olla. Ja no see koht ise ka, et neil oli hästi ilus selline mõisalaadne maja seal ja siis sellised vanemad hooned, eks, ja et see oli hästi tore kogemus ja selle ma olen küll endale mõelnud, et tegelikult ka muul aastaajal sinna tagasi minna. Et no need koerad jäid juba nii kuidagi südamesse, et ja kuidagi raske oli sealt ära tulla, nagu lehvitad nendele koertele. Ja mis oli väga äge, et peale matka said veel poni ja alpakadega ju ka toita neid. Ja siis see omanik ise rääkis veel sellest ajaloost ja nendest loomadest ja kõigest sellest, et jah, jällegist väga meeldejääv elamus. Ja mis oli väga tore, et peale seda meie käiku me tegime sellise nii-öelda vlogi stiilis tegime sellise video, eks, oma elamusest ja siis, mis oli väga tore, oli see, et see sai nii positiivset kajastust, et inimestel tekkis huvi selle matka vastu ja see sai üheks meie populaarsemaks elamuseks. Nii et see on nagu väga tore, et läks õigesse kohta see. Ja ma arvan, et eks see ongi nagu see, et mis inimestele korda läheb, mida nad usuvad, ongi nagu see, kui nad näevad, et miski on nagu järele proovitud, keegi on käinud, keegi kiidab, et see nii-öelda words of mouth, et see toimib väga hästi. See oli ka tegelikult tänase saate mõte just, et sina, kui sa oled siin juba 11 aastat väga palju elamusi tegelikult ju proovinud, et sa oled ekspertide ekspert ja pealeks ma tänan. mitte ainult, et sina oled proovinud, aga ka kõik meie teised tiimikaaslased ja kõik me ju omavahel jutustame ja räägime ja arutame ja inimestel ongi ju huvitav kuulda, et kuidas tegelikult siis päriselt on, et noh, kui sa rääksid ka sellest kuuma õhupallist, mul oli nagu üks visioon, aga nüüd sa rääkisid nagu päriselt, kuidas oli, et autoga seal pidite sõitma ja mis on nagu ka, see annab nagu siukse ägeda vimka sellele juurde. Jah, no eks see ongi, et kuna tegemist ongi jah sellise, inimesed tihti ei tea nagu, et nad mõtlevad, et jah, et läheme äkki kuskilt platsi pealt ja nii lihtne ongi ja mis me oleme nagu tagasisidest ka mõnikord kuulnud, et mõnikord inimesed on veidi nagu pahased, et mis mõttes ma ei saa nüüd, mul on näiteks pulma aastapäev, ma tahan minna 16. august kell 14.00, et miks ma ei saa, et siis teadagi seda taustinformatsiooni on nagu hästi oluline, et miks need asjad nagu nii on. Kuigi oleks väga vinge kindlasti jah niimoodi. Ja, aga näiteks mul tekkis see mõte, et siis kui meil nüüd suvel, mina ise ei käinud sukeldumas, aga siis kui oli siis TV3-ga filmimine ja ma vaatasin kõrvalt, kuidas Ott Lepland läks sukelduma, siis see oli ka juba kõrvalt vaadata, mul on nii palju parem arusaam, kuidas siis see elamus päriselt välja näeb ja kui ma varasemalt nagu sukeldumine ei oleks võib-olla minu esimene valik, siis nagu kui ma nägin, kui turvaline ja kui lihtsaks see kõik on tehtud ja tegelikult, kui ma seal kohapeal olin, kui mõnus see oli seal juba olla ja noh, muidugi ilmad olid ju ka meil siin super. Eks ole, see soosis kõiki võimalikke
veeelamusi ja aga tegelikult. siis tekkiski endal ka, et tahaks ka ikkagist nagu minna, tahaks teha, et ongi täpselt, et varem täiesti tulevad välja sellised asjad, mida varem sa mõtled, paned kõrvale, aga tegelikult ole lihtsalt avatum ja nii palju on ja kogeda. üldiselt ongi, et ma olen ise tegelikult ka seal Rummu karjääris sukeldumas käinud seal samas kohas, kus Ott käis, onju. Ja no mina ka kartsin tegelikult nagu, ma ei tea, mul kuidagi nagu tundus, et see ei ole, minu jaoks ei tundunud nagu väga turvaline olevat, et ma nüüd lähen kuskile, ma ei ole kunagi elus sukeldunud ja nüüd ma lähen nii sügavale, eks ole. Aga tõesti instruktor näitas kõik täpselt ära ja ta sõna otseses mõttes oli kogu aeg muga kaasas ja hoidis sõna otseses mõttes natist kinni kogu aeg. Ja meil olid oma mingid need sukeldujate käemärgid siis kokku lepitud, et kas kõik on okei ja ma ei tea, mul oli ka, mina kartsin meeletult palju selle kõrvade tasakaalustamise pärast, et seal on siis, et ma ei mäletagi, et kas iga meetri või 2 meetri tagant või kuidas see täpsemalt oli, tuli siis tasakaalustada oma kõrvu, mis nägi siis niimoodi välja, et sa hoiad nina kinni ja puhud siis, et siis nagu see rõhk taas kuidagi mida iganes selle rõhuga siis juhtub selleks, onju. Aga et sul reaalselt nagu kõrvades valus ei oleks. Ja ma kogu aeg kartsin, et mul nagu ei toimu seda nagu, et mul on mingi jama, et ma ei tunne, et mul need kõrvad nagu lukku läheksid. Aga lõpptulemus oli see, et ma ei mäleta, kui sügaval me läksime, aga mulle hiljem öeldi, et mina läksin meie tiimist kõige sügavamale. Ja ütles, et kui sul ei oleks see kõrvade tasakaalustamine õnnestunud ja toiminud, siis usu mind, et sa ei oleks läinud nii sügavale. Aga ma ei tea, kuidagi, peas on mingi asi, mõtled üle ilmselt ja mida ei tohiks nagu teha sellise olukorras. Et ongi, kui sul on ikkagi professionaal hoiab sul sõna otsese mõttes käest kinni ja sul on temaga silmsides ja ta kogu aeg jälgib, et sinuga kõik oleks korras, küsib, et kas on okei. Ma ei tea tõesti, et ma ei leiaks, ma ei usu, et oleks võimalik üldse turvalisemalt oma esimest sukeldumist ära teha. Ja pluss see enne vette minekut ja see peale vette minekut, kui muhe kuidagi õhkkond ja need instruktorid ise olid nii nagu toreda jutuga ja viskasid nalja, et see oli ka hästi tore, et see andis sellise mõnusa touchi sinna juurde. Nii et meil on juba 2 sinu bucket listi elamust on olemas. Ja mul tegelikult igasugused veeelamused mulle meeldivad ja mida ma tegelikult tahaks kindlasti proovida. Ma ei tea, kas sa oled proovinud flyboardiga? Kusjuures ei ole, see on üks võib-olla väheseid asju, mis mul on nüüd tegemata ja mida ma olen ka tahtnud juba mitu aastat tegema minna, et ilmselt on jälle kuidagi enda nii-öelda laiskuse ja organiseerimise taga olnud. Tõesti, see suvi oli nagu super, onju. Et seda tehakse ka tegelikult Rummus, onju. Ja loomulikult, kui me juba sellest Rummust räägime, siis tünnikämpingud, sinna ma tahan ka minna. Paekalda tünnikämpingutes siis ööbimine ja kanuumatk on siis ka seal elamuse sees. Ja seal ma ise ei ole käinud, ma olen küll mitu korda mööda jalutanud ja vaadanud neid ja ma olen näinud nagu pilte ja videosid. Ma saatsin sulle ka, vaata, mu õde käis seal, me kinkisime talle eelmisel aastal, kui ta lõpetas kooli, kinkisime selle perega ja nad just nüüd see aasta käisid ära ja jäid nagu väga rahule ja issand nagu vaatan see vaade, mis sealt tünnikämpingust õhtul avanes, selline päikeseloojang, oledki nagu reaalselt järve kohal, onju. Et vau, see on jälle midagi sellist maagilist. Et see ongi tegelikult nagu see, et alati see elamus ei peagi olema nagu midagi ekstreemset, vaid ta peab olema meeldejääv, onju. Ja mis tegelikult ju veel on, et
ega see ei tähenda, et sa terve aeg pead nüüd seal tünni kämpikus istuma, see loodus seal ümber on tegelikult nagu võrratu. Seal saab ratastega sõita, seal on hästi palju veel igasuguseid tegevusi, mida saab teha. Et see on küll mingisuguse väikse lisatasu eest, see ei ole seal elamuspaketis sisse arvestatud, aga lihtsalt inimestele infoks, et kui nad mõtlevad, et oota, aga mida ma siis seal teen, on ju, et nii kaua või et kas ma ja seal on hästi palju võimalusi. Me just käisime enda perega üldse mitte nagu mingi paketiga, aga käisime ja rentisime supplaua tunniks ajaks ja siis aerutasime seal lihtsalt ringi ja seal oli hästi lahe võimalus, ma ei ole kunagi näinud, on selline suur supplaud, mis on nagu mõeldudki kogu perele. Ta on nagu hästi lai, ja tänu sellele ta on oluliselt stabiilsem kui see tavaline supplaud. Nii et mul olid täiesti pisikese karbiga kaasas võileivad, arbuusi kuubikukesed, nii et me isegi tegime seal Rummu karjääri keskel pisikese pikniku. Nii tore. Sa oskad täiega elada, mul on tunne. Sa oskad nautida ja üldse te käite ju hästi palju kogu aeg mehe ja lapsega käite tuuritamas ja no jah, eriti nüüd suvel nagu ikka, kuidagi ma olen nii püsimatu inimene, et mulle tundub, et kui nagu ei käi, siis nagu raiskad seda elu, ja raiskad seda nii lühikest ja suvist aega, mis meile on antud, et mul on kuidagi see elu moto või see eluviis, mille järgi ma nagu elan, ongi ikkagi nende mälestuste kogumine, et mis sünnivadki nendest elamustest ja ühistest trippidest ja reisidest. Siis 11 aastat siin kingitus.ee tundubki täiesti nagu sa oled õiges kohas, siis see 11 aastat lendabki kiiresti. Ja eks ma olen ise ka nagu mõelnud, et mis see asi nagu on, et mis mind siin nii kaua hoidnud on, et eks igaühel on vist need tõusud ja mõõnad, aga ma tean, et just ongi, et see nii-öelda toode, mida me müüme, on nii äge ja ma nii usun ise sellesse kontseptsiooni. Ja teine asi on muidugi inimesed, et kuidagi, me oleme ennem ka rääkinud, et meie juurde satuvad kuidagi just need kõige ägedamad ja toredamad ja paremad inimesed, et jah, need inimesed on nii toredad meie ümber alati siin, et juba see hoiab ka kuidagi siin. Ja minul on ka just seesama, et see bränd nii-öelda ise ja need tooted, et see on täiesti miski, milles ma ise usun ja mis ma olen täiesti fännan, et siin on nii kihvte elamusi ja see annab elule nii palju värvi juurde, et selles mõttes siin töötada ja seda asja siin edasi viia ja ajada ongi tore. Ja, yes. Yes. Aga nii, me oleme nüüd rääkinud, kas 3. elamus on sinul rääkimata äkki, mul on tunne ja minul vist ka 3. rääkimata. Ja vot, ma olen mõelnud, äkki siis ikkagi see purilend, millest ma olen nagu korduvalt tegelikult rääkinud, on ju. Et see purilend on olnud selline väga ekstreemne, aga ma ei teagi, mõtlen tegelikult, kes tahab purilennust kuulda, võib kuulata kõik meie eelmised podcastid ära, ja vaadata YouTube'is purilennu videot, aga ma just mõtlen, et oleks nagu veits nagu värvikam see asi, ei oleks kõik elamused mul sellest ühest kategooriast, siis ma räägin sellest, kuidas ma käisin Soomes Alastaro ringrajal sõitmas, õigemini ma ise ei sõitnud. See on väga hea, sest muidu ma oleks ilmselt mingi 30-ga sõitnud, aga seal oli selline spets ehitatud 2-kohaline vormel 1 auto. Et ta oligi ehitatud täiesti päris vormel 1 autost 2-kohaliseks. Ja mina siis sain seal nii-öelda tagaistmel siis sõita. Ja see oli ikka väga-väga võimas elamus, kui ikka professionaal teeb suga neid kiiremaid ringe seal. Et vist 5 ringi sõitsime kokku. Et see oli siukene, mulle tegelikult need sõiduelamused on ka alati väga-väga sümpatiseerinud, et need on ka hästi kihvtid see kiirus ja
sellest tulenev Ja see adrenaliin ja, ja mulle ka sellised kõik adrenaliin, mis on siin maa peal, mitte kõrges õhus, kõik sobib. aga selles mõttes, et sellel elamusel oli ka, et mis rakendusid kehale, olid need G-jõud, et kuna tegemist ongi nagu meeletud suurte kiirustega ja kurvis need tsentrifugaaljõud ja kõik, mis seal hakkavad nagu tööle, onju, siis ma ei tea, minu organism nagu väga ei kannata neid, et see on nagu jälle siuke fun fact, et mul õhtul läks süda veidi pahaks kusjuures sellest. Okay. Ja ma mäletan, et kui ma tegin langevõrhüpet, siis mul oli ka veidi halb oli olla pärast, et seal ka rakenduvad need igasugused G-jõud, onju. Aga samas ma olen iga kord küsinud teistelt, et kellelgi nagu ei ole olnud nagu sama asja, et see on ka ilmselt nii individuaalne, aga muidu elamusena oli hästi lahe. Ja mul lihtsalt meenub, kuna Karmen, sinu abikaasa on tegelikult ka nii-öelda rallisõitja, rajasõitja, onju, siis me temaga ju ka tegime kunagi aastaid tagasi Pärnus Audru ringil, tegime mingit projekti ajakirjanikele, kus ta siis pidi ajakirjanikke sõidutama Porschega rajal. Ja ma siis mõtlesin ka, ma proovin ka järgi, ütlesin, et tule sõidame, onju. Ja siis me sõitsime ka seal ikka mingi päris kiiresti, onju. Mäletan ikkagi nagu kuskil 200 kanti äkki. Ja siis ma istun seal kõrval ja siis me räägime põhimõtteliselt ilmast. Ja siis ta ütles mulle ühel hetkel, et sa nagu saad aru, et ma nagu põhimõtteliselt üldse nagu ei pinguta hetkel selle sõiduga, et kui ma nagu päris keskenduksin ja teeksin nagu siin mingit maksimum saavutust, et siis me ei suudaks sinuga sellistel teemadel rääkida. Et mis oli, mul oli karp lahti, et sa proovisid nagu kinni hoida. Ja ma olin põhimõtteliselt liimitud sinna auto istmesse ja siis siiamaani ilmselt need küünejäljed on meil seal. Ja ei, ta räägib ka ikka vahest sellest, et nii kihvt oli ja tore oli sõidutada teid seal. Aga nüüd ju tuleb meil Superdrive jälle ja KTM-iga mina ise ei ole sõitnud. KTM-iga ma nüüd tahaks kindlasti minna sõitma. Et eelmine kord ma nüüd sõitsin Lamboga ja Ferrariga ja väga kihvt oli, väga tore oli. Okei, aga kuidas sa võrdled neid kahte autot? Kumb sulle nagu rohkem? Mulle tegelikult meeldib Lambo rohkem. Okay. Ja Lamborghini siis. Aga ja mees oli mul ka kaasas, autofänn nagu ta on. Ja tema ütles ka, et Lamborghini oli kuidagi meeldejäävam. Ja ta oli muidugi natuke pettunud, et ta ei saanud ise sinna. Ei, tema muidugi sõitis ise, mina ei sõitnud ise, vabandust, mina istusin kõrval, aga mina sellest oli. No ta ilmselt tahtis, ta oleks meelsemini kuskil Audru ringil sellega 300-ga sõitnud. Ta ütles natuke lühikeseks ja lihtsalt kogu see sõit, et ja kuna sa ju sõidad seal maantee peal, sa pead ikkagi teiste autodega arvestama, sa ei saa nagu mingi. Ja aga issand, kui äge, kõik vaatavad mingi, ma ei kaatse mingi. Ja seda küll, kõik vaatavad, seda küll. Aga ja KTM-iga kindlasti tahaks minna. See pidi ka väga kihvt. Teised tiimikaaslased on soovitanud seda. Okay. No ta näeb juba minust nii ebamaine välja. Selline nii-öelda Batmani auto tüüpi auto. See oli nagu mingi Lego juppidest kokku pandud selline tunne natukene. Aga kusjuures ma olen ka mõlema autoga sõitnud nii Lamborghiniga, ütlevad itaallased, kui Ferrariga ja Lamboga on see, et ta minust nagu hästi, ta on nii jäik, ta pidurdubki, kui sa korra vajutad seda pedaali, siis ta pidurdubki põhimõtteliselt nagu seina. Et see oli hästi kuidagi huvitav, et ta on nagu harjumatu, et ma nagu väga ei kujutaks ette, et ma igapäevaselt linnas suudaks taga sõita, aga Ferrariga võiks väga vabalt sõita iga päev. See mulle meeldis rohkem nagu, ta on nagu sujuvam kuidagi. Jah, võib-olla küll tegelikult. Võib-olla ma olen natukene, ma vaatasin võib-olla seda väli ja seda võib-olla. Kindlasti läks kleidi värviga paremini kokku. Tüüpiline. Aga jah, nii et KTM on kindlasti, mis ma suvel ära teen. Sukeldumine jääb siis kirja ja spa-elamustest mul on lembitus on tegelikult käimata. Selle ma olen nüüd endale ka see suvi võtnud, et ma teen selle ära. Et mul on see kinkekaart ilusti olemas, ootab mind. Okay. Et
et see on ka mul just sõbrad käisid ka ja ütlesid, et see Lembitu pakett, kus siis on õhtusöök restoranis Roof ka, et pidi väga mõnus ja väga romantiline olema ja super. Ja noh, loomulikult see Lembitu on ju nii uus, et siis sul on see uue hotelli lõhn ja kõik see. Ja ma olen ka kusjuures vaadanud seda paketti, meil on ka siin tähtpäevad tulemas, aga ja me oleme tegelikult tiimiga kahjuks enne seda, kui sina jõudsid liituda, käisime söömas seal, et tõesti mega head toidud ja väga super vaade on ka sealt, et on selline täiesti maast laeni suured aknad, et selline hästi ruumikas ja siuke modernne näeb välja ka. Ja mida veel ma soovitaks on teletorn. Ja vot sinna ma kindlasti lähen. Ma olen seda teletorni kinkinud siin eelmisel aastal, kus üles põhimõtteliselt kogu oma perele. Et mul on tunne, et tuleb nagu mingi suur õhtusöök ja et me ise just arutasime ka, et kui meil see tähtpäev nüüd siin hakkab lähenema, et mida teha, et kuhu minna, et me ka mõtlesime selle teletorni restorani peale, et ta on minust meil küllaltki uus selles mõttes, et ta nüüd tuli meil uuesti valikusse eelmise aasta lõpupoole äkki või sügisest, no mingi aastakese äkki olnud, et jah, et ei olegi veel ise nagu ära proovinud, aga kõik kiidavad, väga palju ostetakse. Ja mul on sama, et ma ise ei ole ka proovinud, aga ka on lähitutvusringkonnas on siis käidud ja kõik on ka väga-väga soovitanud ja. Aga ma mõtlesin praegu õhtusöökide peale veel, et sina vist ei ole proovinud veel meie õhtusööki Pilkases pimenduses. Ja ma just tahtsin ka selleni jõuda. Ma ei ole proovinud seda ja see on järgmine asi, kus mu mees on natukene skeptiline. Ma juba mainisin talle, et ma tahan sinna minna ja tema tuleb ka kaasa. Aga kui süürest peale seda sita teinud õhtusööki, nüüd ta on nagu rohkem aldim tulema minuga kaasa, siis selliseid uusi asju proovima. Ja, nii et see on kindlasti vaja ära teha ja teine asi on ju kummituslik õhtusöök. Ja see on nüüd täiesti uus meil, et kahjuks tänu sellele koroonale meil ei ole ju õnnestunud seda põhimõtteliselt terve aasta aega korraldada. Me tegime ise sellise nii-öelda peaproov õhtusööki eelmise aasta lõpupoole ära ja nagu ma tean, siis nüüd on see oktoobri alguses on siis nii-öelda esimene avalik etendus õhtusöök on siis tulemas, et siis sa pead endale aegsasti kohad ära broneerima. Ja, no küll tunduvad nii rasked järgnevad kuud õhtusöögi järel on mul ainult jumala raske elu on. Täiesti raske elu. Aga no ma olen valmis seda pingutust vastu võtma. Sa oled väga tubli, ma usun sinusse. Aga see on tõesti äge, et juba see peaproov oli meil selline väga elamuste rohke ja me korraldame seda ju restoranis Corsair, mis läheb kogu meie selle etenduse temaatikaga nagu nii kokku ja annab sellele nii palju juurde oma interjööriga, et jah, seda ma olen ka väga paljudele juba kinkinud, et eks ma pean siis meelde tuletama, et kui nüüd on võimalused, siis kõik broneeriks ära. Ja kui ma juba mingid pilte ja videod olen vaadanud, siis tundub nii kihvt, et mul on kohe mingi, nii äge, et mulle väga meeldivad sellised natuke nagu mingi twistiga või midagi nagu teistmoodi, mingisuguse püändiga sellised õhtusöögid, et siis sul ongi ei ole tavaline restorani minek, kus sa saad väga hea toidu, vaid seal ongi mingisugune midagi nagu juurde lisatud. Ja täpselt, midagi uut ja põnevat. Ja me oleme hästi palju ka pakkunud tegelikult neid oma õhtusöögi kontseptsioone ettevõtetele, et alati ka korraldatakse ju igasuguseid ettevõtete jõulupidusid ja ongi, et palju põnevam on ju minna nagu sellisele õhtusöögile, kui lihtsalt, et lähed ja sööd oma eelroog, pearoog, magustoit ja koju minek. Ja see jääb nagu kauaks ajaks meelde, kui sa oled seal kuskil Pilkases pimeduses pead enda õhtusööki sööma. Ja sa ei pea, sa iga päev muidu vaata näed neid nägusid, ja seal sa ei peagi mitte kedagi nägema. No vot, win-win. Nii et jah, aga kui me siin lõpetuseks nüüd, mis oleks veel sinu selline, mida sa kindlasti tahad veel inimestele võib-olla kas soovitada, oled sa ise seda teinud või mida sa tead, et tahaksid kindlasti veel teha?
no ma kindlasti tahaksin seda flyboardi teha, eks, Jah. millest me rääkisime, Mhm. aga ma nüüd mõtlen natukene. Paraplaanilend on selline elamus, mis samamoodi sa saad seda teha koos instruktoriga. Ta on piisavalt selline adrenaliinirohke, aga ta ei ole liialt. Ehk siis põhimõtteliselt sa tegelikult istud sellises hästi mõnusas toolikeses seal. Instruktor juhib seda varju. Paraplaani vari on põhimõtteliselt, ta on väga sarnane, nagu ta näeb välja nagu langevarju vari. Ja sinu teha on siis see, et sa lihtsalt istud seal ja naudid seda vaadet. Alguses teed paar sellist kiiret jooksusammu, et see paraplaan siis õhku saaks tõusta. Ja põhimõtteliselt, kui sa pärast maandud, hoiad oma jalad üleval niimoodi, et sina ei pea põhimõtteliselt mitte midagi ära tegema, et instruktor teeb kogu töö ja sina saad lihtsalt nautida seda vaadet, et hästi paljud arvavadki, et oi issand, et ma ei taha kuskilt hüpata, mingi ei, kindlasti ei, onju. Aga ja, ta on tegelikult hästi mõnus ja selline, ütleme, et mõõdukalt adrenaliinirohke, et ta ei ole kindlasti midagi sellist, mida peaks kartma. Jah, mulle tundub ka, et kui ma läheksin sellist õhuelamust proovima, siis see võiks see olla. Et see tundub isegi natuke atraktiivne mulle. No on ja, väga hea. Sul on, ma ütlen, et ma vaatan mitu päeva siin veel suve alles on, et palju sa veel jõuad ära teha. Aga mis mulle veel tegelikult on meeldinud, on wakeboarding. Et jah, see on ka selline, muidugi alati eelistatud on selline ilus päiksepaisteline ilm, et mida see suvi on hästi palju olnud. Kahjuks ma ei ole see suvi jõudnud ise. Aga mida mina tahaksin see suvi veel jõuda teha, ma loodan, et ilmad vast lubavad veel. Ma tahaksin minna päikeseloojangu supi matkale. Ja see meil ju tegelikult osa meie tiimist käis ja jäid ka väga rahule, et on siuke mõnus ka elamus, et täpselt alati sa ei pea kuskilt hüppama, et nautida seda elamust. Aga siis ma just tahaksin seda päikeseloojangut, mis ongi see kõige kuldsem ja kõige kollasem ja nagu meil siin tegelikult on olnud vahepeal siin südasuvel olid nagu super. Ma käisin päikeseloojangu suppmatkal üldse mitte meie paketiga, aga mul õnnestus see nagu täiesti ära teha Hiiumaal Tahkuna rannas see suvi, kui me olime perega puhkusel ja see oli tõesti väga maagiline. Ma täna veel isegi hommikul täiesti juhuslikult sattusin nende piltide peale, et nii äge. No tõesti, see suvi on olnud üldse nagu võrratu. Ma olen nii tänulik olnud, et nii palju selliseid ilusaid päevi, ilusaid õhtud on olnud, mis on siis nii palju selliseid ägedaid elamusi pakkunud. Et ma ootan ja loodan, et see päikseloojang veel ikkagi, et need ilusad ilmad veel kestavad, et sa saad ka oma kuldse loojangu veel kätte. Vast ikka saan. Usun, et kuskilt ta tuleb. Tuleb. Aga ma arvan, et siinkohal hakkame lõpetama. Ja, sest et meil on vaja siis minna kõik bucketlisti elamused ära teha, et siis järgmine episood siis järgmine kord siis rääkida, et kuidas need elamused siis on olnud. Aga meie oleme tagasi juba järgmine nädal ja siis on meil juba tulemas külaline. Hetkel võib-olla veel ei avalda, siis on põnevam. Aga aitäh sulle, Karmen, väga vahva oli sinuga lobiseda täna. Ja meie oleme sinuga nii palju lobisenud juba ka nendest kõikidest elamustest varasemalt, aga jällegist, kui hakkad jutustama, jutulõnga jälle lahti võtma nendest elamustest, siis me jõudsime jälle mingite uute asjadeni, millest me varem pole veel rääkinud. Ja, just. Ja selles mõttes et hea, et sa siin nagu seda pidurit tõmbad, sest et muidu me võiksime siin nagu tunde edasi panna. Ja, aga tänud kõigile kuulamast ja vaatamast ja tulge järgmine nädal jälle.